don't know, don't know, I don't know, don't know. Tere hommikust. Kell on 7:56 siin Maturris täna hommikul, et vaadake, millise ilmaga me siin täna hommikul üles ärkame, et ei teagi nüüd, kuidas võtta. Päiksekiir nagu pilve vahelt natukene paistab, aga samas sajab vihma, et kella 12 on meil tellitud takso, mis viib meid siis Sanurri, kust võtame laeva ja sõidame siis Nusa Lemongani saarele. Et tore on küll minema sõita, ma loodan, et seal on ilm parem, sest et siin midagi head küll ei tõota see asi meil. Aga jah, sööme siin hommikuks banaanipannvooki, mida me vist oleme viimased, ma ei tea, 5 või 6 hommikut söönud juba. Põhimõtteliselt kõik hommikusöögid. Põhimõtteliselt kõik hommikusöögid, banaanipannvooki juba hästi teevad neid ja noh, siuke hea variant, et joome seda Paali mootorõli taolist kohvi siin ja teed. Martin joob teed. Aga positiivne noot on see, et meil on lõpuks puhtad riided, mida selga panna. Aga see reisimise viis on selline, et kumbki tuli ühe seljakotiga, et mina suuremaga, Martin väiksemaga, poolikuga. Ja nagu riided see nagu me suurt kaasa nagu ei võtnud, et kummalgi 2 T-särki ja võib-olla 2 paari pükse ja 2 paari muud hädavajalikku. Nii et riided oli meil juba 2-3 päeva tagasi tegelikult otsas, aga nüüd on nagu tore jälle puhas särk ja puhtad sokid jalga panna, nii et annab kohe sellist energiat ja värskust juurde. Igatahes sööme kõhud täis ja siis juba ootame takso ära ja asume Sanurri poole teele ja hoiame pöided, et seal on ilm parem, et meie reis siit alates nagu allamäge ei läheks, vaid ikka nagu üles, noh, ikka edasi. I don't know, don't know, I don't know. No nii, ilma veel hullemaks läinud, aga meie takso on iga hetk siin, nii et peame taas nagu välja tšekkima ja lähme vaatame, äkki leiame takso üles, siis on 1,5-tunnine sõit umbes kuskil sinna lõunaossa tagasi Sanurri, kust üritame saada siis paadi peale ja ütleme kuskil kella 5-6 aeg tahaks siis sealselt lõpuks maanduda juba Nusa Lemongani saarele, et sinna võtsime siis endale esimest korda sellise natuke peenema hotelli, et natukene lõõgastuda ja puhata. Loodame, et sealpool on ilm ka parem, nii et võib-olla asjad pöörduvad. Asume teele. Päiksepaiste ja vihmasaju oleme lõpuks jõudnud siia Sanurri külla nüüd, et tulime just takso pealt maha ja loodame, et ilm nagu enam-vähem püsib, et kuna on pühade aeg, siis ei tea kuidagi, kuidas need paadid lähevad ja kas lähevad. Et meil oleks vaja jõuda siis Nusa Lemongani saarele ja me täpselt neid hindu ei tea siin, et need kõiguvad siin olenevalt paadist 160 000 ja 300 000 vahel. Aga vaatame, mis meile siin sadamas räägitakse, et üritame sinna ikkagi täna kohale jõuda, et loodame, et meri kannatab. Rollerite parkla. Ei tundub, et nagu liiklus on kõva siin kandis, eks näis, mitu inimest ühte paati surutakse. Me oleme täna tagasi sõitnud siia lõuna poole ja siin on ikka kohe tunda jälle niiskem ja soojem, et ei pea enam kampsunit ja pikki riideid kandma, nii et Martin siin vahendabki riideid praegu, panen endale püksid ja jalga tagasi, et üritame endale mingi enam-vähem okei paadi siit leida ja siin pidada ka olema nii, et pooled paadid tangitakse nii täis, et inimesed istuvad katustel ja mõni kukub üle ääre, et see on nagu loomulik kadu, aga ise üle ääre kukkuda ei tahaks, nii et kuna siin otsest nagu sadamat ei ole, siis siin nagu dokki või sellist nagu kaid ei ole, et siin peab minema nagu siis kuskil põllini vette ja hüppama lihtsalt oma selle vesseli peale ja siis sellega sinna kohale uhama, et ma arvan, et see on okei. Siin Java poolt sõidab praegu korralik torm ja vihm sisse siia, aga loodame, et jõuame enne seda üle, et praegu tundub nagu enam-vähem väike laine on peal, aga ma arvan, et see ei ole nothing too much. Sanurri külas saab siis Nusa Lemonganile ainult paatidega ja muud varianti nagu ei ole. Ja variandid on siis põhimõtteliselt nii-öelda local boat, mis on siis see kõige väiksem tavalisem mingi kohalik läheb, on ju, seda ma ei soovita kellelegi, et seal istud banaanid ja igast muu jura koos, et noh, need ikka lähevad siin regulaarselt põhja ümber, et eriti kui meri nagu vähegi selline tormine või karmim ka on. Siis on selline nii-öelda peramapaat, mis on siis selline natukene suurem ühe mootoriga, aga need on ka sageli sellised overpowered ja tegelikult peaks see nagu väga okei olema, aga noh, see on 2016, ma tean, üks lendas õhku, aga no midagi hullu tegelikult ei tohiks olla. Me vist võtame praegu, kuna kui budget lubab, siis soovitame võtta selle suurema nii-öelda speedboati, et sellel on ikka jõudu ja võimu on ja sellega on nagu garantii, et jõuad kindlasti ilusti, kiiresti ja tervelt üle ka, nii et me siin Martiniga konsulteerisime ja tõenäoliselt otsustame meie siis selle kasuks, et siin on erinevad putkad, kus
kus on kõik siis need ajad erinevatele paatidele kirjas. Tundub, et siin üks praegu nagu laeb kaupa peale. Üritame siis ennast nende juurde sättida ja siis on kuskil 45 minutit aega, võib-olla saame midagi hamba alla ja juba asume teele. Proovi nii paigale. Salamast läks meil kohe sõiduks, nii et seda sõitu ennast filmida on meil kõik kaamerad kotis, aga jube ligadi rolleritega kohalik, aga tulime siia, aga meil on siuke place täna. Vaata. Hopp. Väike siuke uberik siin. Aga väga lahe. Et põhimõtteliselt see on Nusa Lembangani siis saare siin rannikul. Seest on selline väga kena, selle eest maksime vist $33 ööve. 33 kulli öö. Kahe peale, mis see on 17 per koon kui sedagi. Et väga okei. Ja vaat seda, kõige parem osa on see. Meri on siin samas. Kohe. Hopp. Siin tüüp. Siin on juba rand hakkab siit pihta. Rand hakkab kohe saast pihta, põhimõtteliselt ja siin vend hooldab ja majandab surfilaudadega, nii et hei. Et meil on põhimõtteliselt oma private access siin rannale ja kohe siin samas kogu üritus, nii et ilmajumalad on ka meie poole üle tulnud, tundub, et vesi on clear, crystal clear ja taevas on ka sinna poole teel. Aga vaatab, pakime asjad lahti ja siis teeks esimese kiire suplu siis ära ja tutvuks selle veeeluga. Martin on ka vist esimest korda rahul või? Nagu tõeliselt rahul või? Millega? Place'iga. Ei, ma olin Sartaiaga ka rahul. Aga siin on veel beach ka. Samas Ubud oli ka ikka, Ubud oli ka. Päeval ärksid, siis oli Ubud ikka hea, aga siin me jõudsime esimest korda, jõudsime päeval siia vaata. Jaa. Teistel nii hästi. Ei no siin on näha kohe, et õhkab ootavad ära kiirgana. Mingit positiivsust kiirgab. See on midagi uut nagu selles mõttes. Aga ei, väga lahe. Ujume ja snorgeldame ja vaatame, mida vahvad siin veel teha saaks. Siit tegelikult peaks minema selle Nusa tuuale, ehk siis ühele väiksemale saarele veel jalasild ka. Räägitakse, et see varises kokku, aga eks me lähme kaeme selle üle, kus peaks olema ka Mahana Point Cliff Jump. Ma olen nagu selle peale maias. Tiit kindlasti nii väga mitte, aga vaatame. Äkki õnnestub see komme üles leida, aga tänase päeva tõenäoliselt veedame siin, lõõgastume, tutvume selle piirkonnaga, siin sööme, joome head paremat, ujume ja puhkame närve lõpuks, naudime ilma nii kaua, kuni seda veel on ja üritame sellest maksimumi võtta. Et tundub küll, kui siia nüüd jõuad, siis tundub küll, et juba on lühike puhkus on ju. Nagu alles hakkaks. Ei. Mul on küll siuke tunne, nagu alles hakkaks. Mul on siuke tunne, ma olen siin vähemalt 3,5 nädalat olnud. Aga ikkagi siuke tunne, nagu alles hakkab. Jube soolane vesi on võtsid. On küll, jah. Ja, aga jube sinine ka. Nii läbi nähtab. Jube hea. Ma täna on nii lahe koht siis. Niimoodi jääks mõelda. See Nusa Lembangan on surfarite paradiis siis selles mõttes, et ma unustasin seda enne mainida. Kohe näha, et turiste on küll rohkem jah, aga kõik on sellised laid back ja väga rahulikud lahed inimesed. Vaatame pärast näitan teile nagu veel paremini neid pungalaid ka, kus me tegelikult olen. Väga lahe. Need on küll päris metsased ja päris kõrgel jalgade peal, aga ikkagi väga eksootilised sellised kihtid. Iseenesest lihtsad, aga väga ägedad. Nii et ma ei tea, me võtame nüüd endale mingi sellise tunnikese 2 ja lihtsalt vedeleme ja laeme patareisi, kuni veel saab. Et siin tundub, et jaua poolt see torm ikkagi tuleb peale, aga võib-olla õnnestub, siis läheb mööda. Et kui energia on hea, piisavalt palju positiivset energiat, siis küll me siit minema surun. Kuidas sul on? Bueno. No nii. Päevitatud on, ujutud on, või pilvitatud tegelikult. Läbi pilve võtta. Mulle meeldib läbi pilve rohkem päikest võtta, siis nagu hakka palav. Mul on muidu 10 minutiga siiperes. Palav ei hakka, aga samas pruuniks saad ikka. Ja trenn on ka tehtud. Ja nüüd on kõhtui. Kogu aeg on kõhtui. Et ma arvan, et lähme siin paneme mööda randa siit. Vaatame, siin oli ka mingi lahe selline tead on ju, mis ma mõtlen on ju? Ei. Ei tea või? Jalakäijate teel on ka see kuradi nimi, see on nagu see kuradi... Vahet ei ole, ühesõnaga me läheme otsime süüa. Net on ikka siuke nagu on, siin on ka mingi 0,3 on alla ja põhimõtteliselt 0,00 midagi on nagu üles, et
mul see põhimõtteliselt see YouTube'is see vlog upload'i meeter, mis näitab muidu seda estimated time on ja seda nii-öelda umbkaudset aega, millal see üles jõuab, siis seda nagu isegi ei kalkuleeri välja, sest nii suuri numbreid see vist nagu ei tuvasta. Jama, närvi jääb juba, et vaatan, võib-olla võtame arvuti kaasa, leiame äkki kuskilt natuke parema neti ka. Vot, aga eating! Vot, ühesõnaga ei rääna rohkem midagi, meil suurt nagu plaani sellegi, kõhud on maru tühjad ja juua tahaks midagi ka, nii et lähme jalutame nüüd mööda randa, siin on põhimõtteliselt selline mõnus rada, läheb otse tee kõrval, otse mere kõrval. Et lähme otsime endale midagi süüa, pool päeva rännanud ja söönud suurt midagi ei ole, et jälle see banaanipann koogi peal pool päeva siin elanud, chillib seal. Selle tooksil on küll juba mõnus seal chillida, noh. Leidsime oma koha. See on spot siuke. Vihmavarju all siin istud. Vaade. Ei saa kurta. Mis meil on siis? Linda Beach Resort. Toidutud on väga maitsed ja hinnad isegi üsna mõistlikud, nii et siin lõpetame küll selle asja tänaseks ära ja ei olegi teile jälle soovida midagi muud kui, et olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head. Hoidke jalgpedaalil ja lõbuarvelt ärge ka kokku hoidke. Ja mis veel? See subscribe'i nupp seal all ei ole ka nagu niisama selles mõttes. Davai, tšau!